6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele, 6. käik on tagasi eetris ja tagasi eetris väga lootusrikkal ajal, ütleme siis nii. Kataloonia ralli on peagi algamas ja meie Ott Tänak on seal suurte lootustega võimalik siis selle nädalavahetuse lõpuks MM-tiitel tal kindlustada. Minu nimi on endiselt Raul Ojassaar ja taas siis telefoniliinil on meil Karl Kruda, kes on koha peal Kataloonias neid asju ütleme üle vaatamas ja jälgimas. Tere Raul, ja on sinuga rääkida. Kahju on jällegi, et ma ei näe sinu nägu ja ei saa neid emotsioone, aga teisest küljest tegelikult jääks alatiseks kahetsema, kui siia ei oleks kohale tulnud ja võib-olla on nädal lõpuks kõik selge. Võib-olla on kogu see pinge sellest soojast maas ja natukene värvilisem vaadates seda Eesti ralli ja rallimaastikku üldse tulevikku. Et tegelikult ajalugu on võimalik see nädalavahetus teha ja see, ma arvan, et selle peale ütlen, et kui esmaspäeval ma üles ärkasin, olgugi, et ma enam ei ole nii palju sellega seotud, aga siis liblikad olid kõhus ja teadsid, et siuke ebamugav ja huvitav nädal on tulemas. No räägi, millal sa sinna Katalooniasse jõudsid, seal on ju uudistes olnud igasugused number 1, igasugused rahutused, mis seal on, number 2, see mingisugune mega suur vihmatorm, mis seal vahepeal oli, mida sa kõik näinud oled, mis seal praegu üldse ilm teeb? Praegu on ilm täitsa okei. Minul otsused sündisid päris kiiresti ja tegelikult eelmise reedeni ma olin veel 2 vahepeal tulla või mitte ja lõpuks ma sain mingi odava pileti Riiast ja lendasin esmaspäeval siis kohale. Sain mingi viimase hetke majutuse ja mingi auto ja kõik on selle peale, kõik on ära klaaritud selle peale, et siin ma olen ja seda melu, mis seal on praegu, seda ma olen saanud nautida omast küljest. Vihmatorm oli siin päris mega. Praegu siiamaani inimesed tee peal tegelikult koristavad ja siin juhtis nii erinevaid sündmusi, et ma olen ise seekord väikses mingis kortermajas või mingi asjas ja üks öö ärkasin üles, selle sama tormi öösel ärkasin üles, mul oli hispaanlane keset tuba, kes karjus oo ja sain ka natukene siis praktiseerida oma hispaania keelt kell 6 hommikul või öösel, mille peale siis naabrimees oli tahtnud mult autot laenata tööle minna. Tema auto vist oli vihtud, ma täpselt ei saanud aru, mis keitsel, ma ise olin ka unes, aga siuke Hispaania värk on. Kõik on sõbralikud, kõik on kohalikud ja täitsa selline algus. No, laenasid sa autot või ei laenanud? aga sellegi poolest see et seal keset tööd on keegi toas. Ja siis lõpetuseks ta ütles mulle, et mina vaatasin teda üks näoga, et ma ei saa üldse kuidas sul võtmed on, miks sa nagu toas oled. Ja siis ütleb, et hispaania keeles, et millegi pärast ma sain sellest ka aru. Ütles, et muretseda pole vaja, et mul on võtmed olemas, et ma saan sisse ja välja, ma panen pärast ukse nukku, mis on selge, ma olen magamas. Nojah, eks juhtub siukseid asju välismaal seigeldes. Kataloonia ralli algab peagi või Hispaania ralli, mõned ütlevad Hispaania, mõned ütlevad Kataloonia selle kohta. No me teame, et see on MM-sarjas unikaalne ralli, viimast korda see sellisel kujul, kus juures toimub, järgmisel aastal vist seda ju üldse kalendris ei olnud, aga juba varem oli teada, et järgmistel aastatel toimub see siis ainult asfaldi peal, seekord siis viimast aastat niimoodi, et reedene päev sõidetakse kruusal ja laupäev-pühapäev siis mõlemad asfaldil. No Karl, sa oled ise ka sellel rallil mitu korda osalenud, kogemusi sealt hankinud endale, räägi natuke, mida see, ütleme, sõitjate jaoks tähendab, et 2 erinevat teekatet ühe nädalavahetuse jooksul? See on omamoodi päris keeruline tegelikult aastal alguses, kui tegelikult esimest korda mina siia jõudsin 2000 junior WRC sarja, siis ma ei olnud veel piisavalt vana, et Hispaania kindlustusseaduste alusel siin võitelda ja selle peale tuli Martin Kaugur minu asemel sõitma Martin Järveojaga. Esimene etapp Hispaania seda, kui mina siia jõudsin, siis 2011 me katkestasime Otiga 500 meetrise vahega, 2012 juhtus järgmine siuke õppetund, et see kruusapäev esimesel päeval on ikka väga selline täiesti teistsugune päev. Siin on nii palju truupe ja erinevaid niše ja kohti, et pinnas on selline savine ja liivane
ja ühte otsa aeglane, teistpidi kiire ja siin rehvi otsused ja valikud mõjutavad päris palju ja sellepärast on nagu võib-olla üks erilisematest on see, et see ehitatakse üles sellele esimesele päevale tegelikult, et kindlasti palju keerulisem järgmine päev on nagu asfalt ja asfalt selline ringraja stiilis, väga hea pidamisega, väga sile, ääred on tehtud betooni betooni nagu ääristena, selle peale, et seal on lisanurk üleval, et ei saaks liiv, ei saaks üle uhuda tagasi tee peale, et teed on hästi puhtad ja tõesti nagu super pidamisega, et sul mingi hetke pealt nagu järjest rohkem ja rohkem pingutad, et nagu edasi minna ja lõpuks 2014 mul oligi head otsused, mis said ralli alguses tehtud liidri positsioon ja olin lähemale ja lähemale. Aga siis ühel katsel pikal, mis ka see aasta on sees, siis tegin väikse paar kilomeetrit tunnis liiga suure hooga ja vistas auto nii palju nina peale, et ma kaotasin täiesti juhtimise ja selle hetke peale, kui rattad maha sain, oli juba uus kurv peal ja lõpetasin kraavis, kus ma kaevasin ennast täiesti veendunud, et ma siia kraavi ei jää midagi hullu juhtunud, põõsad olid suured ja ma olin, kuna mul oli siht oli mingi muu oli silmade eest, siis ma keeldusin sinna jäävast, ma kaklesin turvameestega, ma palusin inimesi mägede peal, ma põhimõtteliselt põlvitasin vahepeal mingi hetke pealt ja käed olid nagu kokku seotud, et palun tulge mulle appi, et ma tahan siit välja saada ja 22 minutit hiljem ma sain välja. Mul auto oli väga räsitud, aga kõik rattad sirgid ja sõitsin ja jõudsin selle katses finišile, jõudsin servisesse, sain poole tunniga kõik jupid vahetatud ja sain tagasi rajale ja lõpetasin selle päeva ja lõpetasin asfaltipäeva nagu nii edukalt, et ma lõpuks kaotasin selle ralli, siis mõned punktid ma kokku kogusin ja ma kaotasin selle ralli 21 minutiga, et ma olin minuti jagu teist kiirem, aga siukene elu on. Erinevaid asjada üleskutsed ja katsumusid sulle ette viskab ja tollel hetkel ei tundnud kõige paremini välja, aga ma tõesti siiralt loodan, et see aasta Otil ja Matil eelmine aasta nad täitasid väga head tempot ja kiirust ka siin, et Hispaania on meile helge ja helde ja teevad selle, mille jaoks nad tegelikult siia on tulnud. Et võimalusi on neil päris palju siia antud, aga eks see terve nädalavahetus on arvan meie kõigi jaoks väga pingeline, et iga katsega võib muutuda iga punktiga ja et kes kus on, see on nagu väga põnev. Just, et nagu Tänak ise ka tunnistas, et pinged on tegelikult laes, et midagi lihtsalt ju ei ole ja nagu sa ütlesid, igal katsel võib midagi juhtuda, võib juhtuda nii Tänakuga, võib juhtuda teistega, et kõik on endiselt lahti ja ega enne seda täiesti ralli finišit me midagi kindlat kuskil öelda ei saa. Aga testikatse oli täna hommikul juba ära, täna ühtegi kiiruskatset ei ole, ralli hakkab homme siis pihta päris nii-öelda võistlusformaadis, aga testikatsel... Nii? Et naljakas miks see Barcelonas seda linnakatset praegu ei toimu? Nojah, seal tavaliselt on ju olnud, ma ei tea, kas just neljapäeva õhtul, aga mitu korda on küll seda linnakatset ju sõidetud. See on võib-olla see on juba tingitud selle peale, et mingid rahutused või mingid asjad olid nagu üleval nagu, et midagi nagu tuleb selleks ajaks ja võib-olla seda meediat taheti ära kasutada ja selle peale nagu tehti varakult see otsus. Iga aasta neid on ikka viidi ka sinna, tegelikult on nagu väga äge linnakatse esimesesti seal põhi nii-öelda maja ees, mis seal oli, nagu võimas tunne seda seal sõita selleks aastaks, vähemalt tänase õhtu pikk trip jääb ära inimestel ja ma tegelikult mälestust pidi, ma tahtsin ka selle rahutuste kohta ühe fakti rääkida, et 2011 vist oli Kreekas oli samal ajal rahutused, kui Ateenas oli avamine, mille peale siis sõideti rallikatega sellest rahutuse kohast mööda ja need rahutused on tegelikult hästi nagu inhuman, et seal midagi nagu erilist ei ole, et tegelikult see toimub nagu piiratud alas, toimub see nii-öelda nagu mäss ja seda kaitsevad siis nii-öelda nagu rioti politseid, mis on nagu inimese üle ja väljaspool seda ala käib täiesti tavaline elu, et see nagu midagi hullu ei ole. Aga see on lihtsalt nagu põnev, et see ralli on juba jõudnud 2 korral täpselt sellel ajal sinna, kui need rahutused toimuvad. Mm-hmm. Ja testikatse jutuga ma tahtsin selle juurde jõuda, et tegelikult nägime seal ühte päris üllatuslikku asja, vähemalt minu jaoks oli see, et seal 2-kilomeetrine katse ainult ja eks kõigil see pähe kulus, aga tegelikult Takamoto Katsuta lausa 5. aeg
noh, Ott Tänak oli 4. Toyota alles, naljaks mõelda, et Katsuta selline minek oli minu jaoks küll päris suur üllatus ja positiivne üllatus. See oli päris äge. Ja üldse tegelikult, et esimesest läbimisest alates ta sõitis väga okeid aega. Just, et jah, kohe esimesel läbimisel sama aeg, mis näiteks Suninenil Tänakust sekund aeglasem ja noh, lõpuks isegi 0,3 sekundit Tänakust kiirem ja noh, kas see nüüd võiks näidata, et me võime Katsutalt ka täiesti nagu ülejäänud ralli mõttes teistega tempos püsimist oodata või? No pigem mitte. Pigem mitte. Ma ei, selle peale, see tehtikatse on selline mõnus lihtne, siin on esimesed 1,5 kilomeetrit on selline kruus, mida on nii-öelda nagu sisse lükatud linna ääres ja siis noh, seal on nagu kindlad kurvid, mille peale lõpuks tuleb paar tagasi pööret, siis jõuad ringtee peale ja siis ta nagu pika ringi pealt jõuad põhimõtteliselt sirgele kiirele osale, kus on kokku vahele ehitatud 3 šikaani. Et selle peale ta võib-olla ei ole nii tehniline ja ta ei võta sult nii palju nii-öelda nagu, ta ei nõua sult nii palju, sellepärast ajad olid ka nii-öelda väiksed ja huvitav oli minu jaoks, et esimest läbimist üldse kui vaatasid sõitjatel hommikul, siis olid hästi palju täpselt sama ajaga. Näiteks Teemu Sunninen ja Katsuta sõitsid mõlemad 36.4. Chris Meek ja Sordo sõitsid esimesest läbimisest 35.2 mõlemad. Ja nii-öelda neid stabiilselt samu aegu oli ikkagi nagu hästi pisikeste vahedega oli päris palju. Ja selle peale see katse tõesti, et kui 2 kilti on üldse selle shakedown saanud, siis kruusaosa võib isegi kilt alla selle, siis tegelikult on nagu hästi kiire põks selle ralli alguseks. Vot nii, igatahes ootamise huviga, mida Katsuta ja mida teised siin rallil toime suudavad saata või korda saata, aga noh, üks teema, mis siin meil on läbivalt olnud siin juba kuskil kevade lõpust alates, tuleb ka ikkagi selline kohustuslik äramainimine teha, Ott Tänaku lepingu saaga, võiks juba nüüd niimoodi öelda, ei ole veel endiselt mingisugust lahendust saanud, vähemalt ametlikku teadet selle kohta välja tulnud ei ole. Tänak ise täna hommikul ilmunud siis Delfi videoblogis ütles, et või noh, ütleme, rahustas siis fänne, ütles, et leping on kohe tulemas, et ei ole vaja nagu muretseda, aga huvitav on Eesti kvaliteetset ajakirjandust lugeda, kuidas igast blogipostitusest või foorumi postitusest mingisugused asjad välja imetaks, et noh, kuna siin meediat on palju kritiseeritud, siis noh, ma võib-olla oponeerin siit natuke teistpidi vastu, et need asjad lihtsalt huvitavad inimesi niivõrd palju, et igal meediamajal lihtsalt tasub neid uudiseid teha, ükskõik mis väike infokild või arvamus ka ei oleks, et ega kõik ilmselt muidugi tõele ei vasta, kõik need arvamused ja kõik need mingisugused teated, uudised, et see on paratamatu, kui seda ametlikku teadet veel ei ole, siis spekulatsioonid ongi ajakirjanike töö ja noh, seda ei saa ka neile nagu pahaks panna, et aga noh, muidugi, eks Tänakul endal, kes seda olukorda nagu kõige paremini ilmselt tunnetab või teab, temal on kindlasti seda mõnes mõttes naljakas jälgida, aga noh, kui siin on igasugused uudised välja tulnud, et siin kuidas Tänak ja Märtin, noh, see vist Hispaania portaal AS kirjutas sellest, et kuidas Tänak ja Märtin on siin Mäkineni kõrvale jätnud ja jaapanlastega otse suhtlevad ja mida kõike veel, siis aga noh, point on nagu selles, et kui seda lepingut endiselt veel ei ole, siis ilmselt mingisugused sellised küsimused on seal ikkagi tekkinud või mingisugused vastuolud, mingisugused vaidlused, et sellest, noh, see on nii-öelda loogiline järeldus sellele kõigele, aga no Karl, ma ei tea, mis sina sellest kõigest arvad või mis sa kuulnud oled? Ma arvan, et hetkel see asi võib-olla ongi pausi peal, nagu Oti enda meestus, et esiteks nendele küsimustele on lihtne vastata, kui kõik tahavad teada, millega sa tegeled järgmine aasta. Ja selle küsimuse vastuse puhul see lihtsalt on see, et varsti tuleb hetkel rahu veel, et siis ta nagu ei peagi selle ajakirjanikud ja kõik inimestel on üks sama küsimus võib-olla ja sul on nii-öelda konkreetselt, et sa enda peas ei olegi selle peale nagu ei mõtle, ei tegele praegu, sest eesmärk, millega on vaja tegeleda ja millele hetkel tööd vaja teha on nagu teine. Selle peale, et meie tahaksime teada, mis juhtub järgmine aasta, aga nagu ja meid huvitab, mis juhtuks nagu edasi, aga ennekõike mind ennast huvitab seda, mis juhtub hetkel nii-öelda selle nädala pühapäeval. Kas on nii-öelda täiesti erakordne tunne ja ütleme nii, et kõik libikad, need kõhust, mis on nädala alguses tekkinud, need saavad kõik vabaks ja valla ja on selline positiivne meeleolu kõikidel eestlastel siin Saluus või
või jääb see pinge meile natukene kauem õlgadele ja peame ootama ära Austraalia ralli, et saada kroonida eestlased maailmameistriteks. Nagu mind huvitavad ennast need asjad rohkem, aga ma usun, et see uudis ka, mis puudutab tulevikku ja järgmised aastaga on lähiajal ikkagi tulemas ja ma usun, et selle nimel, sellega on hästi palju vaeva nähtud, tööd tehtud ja see, mis lõpuks meieni jõuab, et see on kindlasti meie jaoks mitte uudis, huvitav, aga eks me näeme. Need inimesed, kes seda teevad, nemad teavad, ma usun. Jah, et kui vahepeal oli siin ju küsimused üleval ka, et mis tiimis ta jätkab, siis praegu kõik märgid ikkagi näitavad, et see Toyota on, kus ta jätkab, aga lihtsalt aja küsimus, millal see leping avalikustatakse, et ega seal väga suurt ju vahet polegi. No, tegelikult ei ole suurt vahet, selle peale, kui ta see aasta teeb kõik see, milleks ta peab tegema, siis ma usun, et ta kus meeskonnast seda ei ole vahet, aga selle peale ma oskan öelda seda, et eile ka, kui ma ringi liikluses servises ja vanu tuttavaid nägus nägin ja suhtlesin, siis Teemu Sunninen ütles, et tema on Oti järgi. Elvin oli samamoodi, et nagu pigem on küsimus, et kuhu see Ott on minemas, et ega selles maailmas ka sõitud ei tea ja nendel ei ole ka võib-olla nii palju informatsiooni ja samamoodi meeskonna bossi otsustavad, mis siis nagu juhtuma hakkab. Et mis siin siis nagu seisanud kõikidel on, sellepärast me ei olegi üheski teisest otsast kuulnud ka, kes mida veel tegemas on või teeb. Aga ma usun, et kõik see varsti selguse saab, sest ju uus aasta, see aasta on kohe lõppemas. Nii kurkusega ei ole. 2019 saab nagu nipsti läbi, siis 2020 on suhteliselt ukse taga ja selle jaoks on juba vaja uusi otsuseid ja varsti on vaja juba tehta Monte Carloks. Just, aga see Monte Carlo enam kaugel ei ole. Aga teeme siit väikese reklaamipausi. Nimelt on meil üks süüke sponsor ostnud meile siia väikse klipikese. Continental Ice Contact 3 naastrehvid on tõeline talvine revolutsioon neile, kes otsivad parimat Eesti talvisesse kliimasse loodud Saksa kõrgtehnoloogia, mida võib usaldada. Continental rehvid on saadaval kõigis Pointes müügipunktides üle Eesti ja www.rehvid24.ee veebilehel. Vaat nii. Oho, väga huvitav. Continentalist rääkides, mul on endal ühel autol oli see Continentali rehvid Ice Contact 2. Väga hea kiirenduse ja pidurdamisega rehvid nii-öelda, ehk siis nagu sirges positsioonis nii-öelda rehv toimetas väga hästi. Mulle ei meeldi selle rehvi puhul jäärada sõita, sellepärast et nael oli nagu siukse ristkülika kujulisega ja kui külg ette läks autol, siis tekkis selline nii-öelda nagu uisu efekt. Lihtsalt nii-öelda külglibisemine nagu võttis liiga kaua aega. Aga see hea rehv on teeb seisma väga hästi. No võt, aus tagasiside kohe. Otse profilt asjatundjalt, aga BetSafe on meil teine sponsor ja nende puhul siis tuletame, või mitte ei tuleta meelde, vaid räägime sellisest teist sorti pakkumisest, mitte sellest, mis tavalisest on, vaid on siis uuele kliendile selline pakkumine seekord, et klient saab ilma raha panustamata ennustada, kas Ott tuleb Hispaanias juba maailmameistriks. Õige vastuse korral saab siis see BetSafe uus klient 20 €, vale vastuse korral 5 €, ehk raha saab võita nii või naa ja pakkumine kehtib siis, tuleta meelde, uuele kliendile ja reede hommikul kella 9 saab siis oma ennusse teha, nii et kellel ei ole BetSafe'is kontot või kes pole seal veel panustanud, siis tasub sinna minna, et lihtsalt tasuta raha vastu võtta, oleneb lihtsalt kui suur see rahasumma on, mille te saate, aga BetSafe'i jutule jätkuks vaatame üle ka, mida BetSafe siis seekord koefitsientide mõttes Kataloonia ralli eel pakub. Ei ole üllatus, Ott Tänak on siin suurim võidu pretendent 2,65, Tänaku võidu koefitsient, järgnevad siis Sebastian Ogier 4,75, Thierry Neuville 6,50 ja Dani Sordo, Sebastian Loeb mõlemad 9,00. Head pakkumised on, head koefitsiendid on tegelikult selleks ralliks, olgugi, et 3 meest lähevad nagu siuksesse positsiooni sõitma. Newvil maandus lennukiga sai aru, et selle nädalavahetusest tema peab võtma 25+5, ta peab tegema kõik, mis ta saab. Sebastian Ogier tuleb täpselt sama emotsiooniga. Ott Tänakul ei ole väga palju ka kuskilt tagasi hoida. Tema, kui Sebastian Ogier võidab kõik 25+5, siis Ott peaks tulema
ralli üldarvestuses teisele kohale ja Powerilt võtma teise koha punktid, siis tuleks meistriks. Et kellegi väga eksimisruumi siin ei ole. Aga arvestades seda, et nüüd aasta lõpus on meeskonnad andnud ka kõik kaardid mängu, mida veel on võimalik anda sellele rallile, siis on toodud meile lisaks Sebastian Loeb, kelle koefitsient on 9. Ja ta eelmine aasta võitis selle etapis Citroeniga, tehes ühe uskumatu otsuse refidega, minna viimasel hetkel kõvadega. Situatsioon oli selline, et ta teadis, et ta ütles kõikide inseneridele, et kõik olid okei, et jah, ma arvan, et pehme on õige valik, et lähme pehmega. Kohvi tops käes, jõi oma, ma arvan, 7. espressot jälle hommikul enne, kui ta istud esimest katset sõitma. Liikus auto juurde ja ütles mehaanikutele kõvad, lihtsalt lampi. Et see oli tema enda see väljendus, et ta ei tea isegi, kus see otsus tuli, aga selle otsuse peale ta võttis Sebastian Ogierilt ära selle ralli võidu, maksimaalsed punktid eelmine aasta ja tegi tema olukorda kohe keerulisemaks, minnes vastu Austraaliasse, kus Ogier eelmine aasta võttis oma tiitli ära Oti ja Terri ees, aga siin need tagumised otsad nendel tegelikult esimesest päeva arvestades on väga hea võimalus. Kõik eestlased meie panustasin ka, et see vihm võib-olla oleks natukene lähemal selle rallile, et oleks see suur torm täna, siis oleks hästi, aga hetkel tundub veel, et kuna kruusakatsed on jõeorgudes ja seal võib-olla nii palju päikest hetkel mägedes ei ole, on natukene jahedane, et ja vihmakogus oli siin ikkagi suhteliselt meeletu, et see pinnas tee ja mägi hoiab seda vett veel sees, et Otil esimesena startides ei oleks väga suurt kaotus. See on, kruus teeb selle asja väga huvitavaks ja asfalti peal vahed jäävad väheks, et selle peale tõesti need koefitsient üldse siin PCS vaadates on ikka väga hea, isegi nagu top 2, top 3, kõik on siin võimalikult võita, Jari-Mats on tulnud siin korduvalt poodiumile aastate jooksul, siin juhtunud on siin rallil muidugi nii mõndagi, aga ma ütlen, et isegi need top 3 poodiumi arvestused on kõige paremad ja eks tegelikult ka kiiruskatsed siit juba 5,5 kiiruskatse võitu üle selle, 6,5 on 2,55 koefitsiendi. See on juba nagu 6 katset siin Hispaanias võita on tegelikult, ma arvan, isegi võimalik. No nende esikolmiku koefitsientide juures, mis meile siin alati meeldivad, Tanis Orda 2,75 tundub mulle isegi väga-väga hea panusena selles suhtes, et ta on ikka väga kiire olnud ju viimasel ajal, kui tal midagi ei juhtu autoga, siis ta kindlasti kiiruse mõttes on seal esikolmiku konkurentsis ja kui ma ei tea, keegi sealt eestpoolt peaks ka ära langema rehvi purunemise jumal teab mille tõttu, siis ma arvan, Sorda on üks esimesi mehi, kes sinna esikolmikusse jõuda võib, nii et 2,75 oleks seekord minu soovitus. Ja, tema järgi on kohe Sebastian Loeb sama koefitsendiga. Just. Aga Loeb võib-olla see võistluspaus on tal päris pikk olnud, aga eks sellise klassiga mees. Selle peale ta enne, kui eelmine aasta võitis selle etappi, siis tal oli ka Vertsust oli paus 6 aastat, kui ta võitis siit ralli. Nüüd oli ka päris huvitavalt pikk vahe, aga pigem selle peale praegu ikkagi, miks ma ennem võib-olla väljendasin ka, et teised meeskonnad ja tehased on ka kõik kaardid mängu toonud, siis hetkelses seisus Sebastian Loeb on viimasel ajal teinud 4 kohalikku etappi Hispaanias, väiksed võistlused, kus ta on nii-öelda lihtsalt hoidnud kätt soojas ja selle Vertsuga natukene nagu harjutanud, et Sebastian Loeb tuuakse siia või toodi Hispaaniasse väga-väga kindla eesmärgiks on võita see etapp ära ja kui Terri Neuville peaks olema tema lähedal, siis et Terrile see võit ära tuua siit etapilt, et ta saaks maksimaalselt punktid, aga ta ikkagi teeb kõik selleks hetkel, et ta tuleks tehasega maailmameistriks olema. Just, aga maailmameistriks võib tulla Ott Tänak individuaalselt ja on ka selle kohta Betsafe'is eri panus, kas Ott Tänak tuleb siis maailmameistriks siin Kataloonia ralli järel siis või mitte, jah, on 1,45, ehk siis Betsafe ennustab väga tõenäoliselt, et see juhtub nii, ei, koefitsient on 2,55. Mulle isegi see ei väärtus lihtsalt tundub päris hea, et Ožeed, teame, Ožee siin kiitis ju, kui suure testi siin Citroen tegi, mingisuguseid neid aerodünaamilisi elemente nad ei saanud ikkagi kasutada, aga mingid testid läksid neil väga hästi väidetavalt ja kõik see õiged seadistused leiti üles. Niisugune tunne, et hirmus raha nüüd pummati järsku sisse, kui vaadati, et Ožee võib-olla äkki jääbki MM-tiitlit, et kus see nagu kogu raha ja pingutus varem oli, tahaks nagu küsida, aga võib-olla ikkagi ei tule Ott Tänak maailmameistriks Kataloonias, et 2,55 sellel juhul tunduks nagu päris hea väärtusena.
ja eks Ogierile samamoodi on tegelikult, tema on võtnud meeskonnas nagu rolli selle peale, ta tegi seda Fordis ka mingi hetkel, kui hooaja lõpp hakkab lähenema ja hetkel on laua peal 60 punkti võimalik maksimaalselt saada. Ja siis sellest lähtudes on veel võimalik viimaseid pingutusi teha. Ralli on selline ala, kus alati kurvi taga võib oodata midagi uut ja mingi kivi, et sa kunagi ei tea, need hooaja keskelt sellised ebamõistlikke kulutusi võib-olla veel nii palju ei tasu teha, kui veel variandid on tegelikult igast otsast avatud. Ja ütleme niimoodi, et Sebastian Ogierile anti ka võimalus Prantsusmaal testida tehas ümber mitu päeva asfalti peal selle autoga veel lisaks nendele ametlikele testidele, mis toimusid Hispaanias. Just, no läheme edasi ka küsimuste rubriigi juurde, kui mingid muid märkusi siin teha ei ole. Küsimusi on tulnud jällegi palju, me kõiki ei jõua siin läbi võtta, aga mõned siiski. Siim küsib siis auto kaalu kohta, et kui Hispaanias teatavasti vahetatakse väga palju juppe peale reedet, ehk siis kui minnakse kruusalt asfaldi peale, et mis siis saab, et käigukastid on ilmselt sama kaaluga, aga kuidas on amortide ja piduritega, et kettad näiteks ju oluliselt suuremad, kas siis amordid on jälle kergemad kui kruusaomad, et saavutada auto lubatud, ma ei tea, maksimaalne, minimaalne kaal, et kuidas selle kaalu ümberjagamisega seal reede laupäeva vahel on? Pigem on ta ikkagi positiivses suunas, et kruusa peal kasutatakse raskemaid põhjakaitsmeid ja amordid on ikkagi tunduvalt pikemad kui asfaltil. Olgugi, et pidurid on väiksemad, siis selle peale see pigem suurem raskus tuleb maha just põhja all olevatest kaitsmetest, mida vahetatakse välja peenemate ja kergemate vastu, mille peale tuuakse see autokaal natukene madalamaks. Auto ise tuleb isegi Hispaanias on tegelikult kõige madalamad asfaltiseadused autod, et sul on võimalik siin väga-väga madalalt sõita. Ringraja stiili meenutab Hispaania võib-olla kõige rohkem. Selline puhul me ei pane rattaid suure ja nurga alla nagu ringrajal muidu seda tehakse, aga kõikide selle kaaluvõidude tegelikult sealt isegi põhjakaitsmete pealt tekib võimalus asfalti peale hakata kasutama rohkem ballasti ja vähem nii-öelda lihtsalt turvalisuselemente. Ballast on siis selline rasttira asjad, mis pannakse põhja alla, tegelikult on nagu autodel on siinid, et vastavalt sõitjatele tegelikult sa saad seda liigutada ette või taha poole, kuhu otsa sa rohkem soovid seda raskust nagu saada, et kas sa tahad autot saada rohkem keerama ümber kesktelje või sa tahad seda autot saada rohkem nagu nina peale või just rohkem nagu tagumiku peale. Eks sa saad seda vastavalt sellele liigutada, kas sa paned tagavara rehti või mitte, et pigem need autod ikkagi lähevad kergemaks pärast kruusapäeva. Vot nii, põhjalik vastus Siimule. Aigar küsib, kõigepealt, et parempoolne laba rooli küljes on teadagi milleks käigu vahetuseks, aga mis laba on vasakul pool, see oli vist Kojamees, eks ju? Seda me kunagi isegi minul on meeles. Ja küsib siis, et kas on mingisugune kindel tärmin ka, et mis ajaks meeskonnad siis oma tiimisõitjad peavad uueks aastaks üles andma järgmiseks hooajaks, ja kas on mingid reeglid, et mitu sõitjat peab kindlasti olema, kes kinnitatud on hooajaks või on mingisugused reglemendid seal üldse olemas? Reglement võib-olla seisneb kõige rohkem selles, et tehased peavad enne kõik andma ennast üles uueks aastaks, kas nad sõidavad ja nomineerivad sõitjad, et sellele hetkele, kes sõidavad, peab selgeks saama siis kuu aega enne etappi, kui on osavõtute nimekirja nii nagu lõplik kinnitamine. Olgugi, et seda viimasel hetkel saad veel muuta, aga sa pead siis sa saad muuta nagu ühe korra driverid eri kohustusega, aga sõitjatele, et sa pead kindlalt sõitjad ära määrama, seda nagu seda ei ole, et pigem on ainult nagu meeskonna tasandil, et siis meeskond peab nomineerima meeskonna sisesed sõitjad, kes võtavad tal punkte sellelt etapilt meeskonna heaks. Vot nii, sellised olid siis ralli jutud täna. Loodame, et Kataloonia ralli tuleb põnev, aga tuleb õnneliku lõpuga. Meie siit jätame teiega hüvasti, tuletan meelde, et kõik katsed on siis nähtavad Oliirise spordibaaris, Kristines Betsafe Arena suure ekraanil, kes tahab sinna vaata minna, on see võimalus, aga väga palju eestlasi on ka Kataloonias koha peal ja ilmselt on neid tavapärasest Kataloonia rallist rohkem seal koha peal, ma usun. Ja selle peale ma tuletaksin ka inimestele
meelde seda, et homme 3. katse lõpus, mis siis algab 11.13, soovib WRC Pluss ja WRC meeskond koguda kokku kõik eestlased ühte kohta, kes on Hispaaniasse jõudnud, et teha suured pildid ja võtted just kopterite ja kaameratega sellest massist, kes tulevad kohale Ott ja Martinit toetama sellisele rallile üldse, kes on aastate jooksul päris palju käinud ja neid korduv rallifänne on meil päris palju, et kui kellelgi on aega, siis homme 11.13 on kestes 3 finišikurvi juures peaks olema see kogunemiskoht. Kindlasti võtke kaasa oma lipud ja kõik muud asjad ja käivad ringi kopterid ja inimesed siis, kes filmivad kogu seda massi ja lisaküsimus on minul ka, kes kuulas selle saate lõpuni, et küsimus minul väga lihtne, äkki Raul, sina oskad mind kohe nii-öelda aidata, aga kirjutage siis kas Raulile 6. käik @delfi.ee või mulle, kui te leiate mind Instagramist, Facebookist, olenemata kohast, kui tekib mõni idee, siis mina Tex Williams küsis minu käest eile, kui ma teda trehvasin, et millised maailmameistrid on Eesti tootnud. Nagu see ei pea olema kindla spordialast, see võib olla ükstapuha milline eriline ala. Näiteks mina ütleksin või tooksin sellised, et Eestis on 4-kordne maailmameister austrite avamises nimega Anti Lepik ja ta on need tiitlid, ta on 2 korda võtnud 2 tükki järjest, poliitilistel põhjustel ei anta talle kolmikvõitu, kuna siis rändkarikaks jääks statsionaarseks reeglite põhiselt, muidu ta võiks isegi öelda, et ta on 6-kordne järjestikune maailmameister austrite avamises. Et kui kellelgi on, tekib mingi idee, tuleb meelde, igat nurka ei oska ka võib-olla nii-öelda nagu meenutada sportlasi, ma enam-vähem tean, aga sellised teisi ja huvitavad alasi, kes on maailmameistriks tulnud, see oleks päris äge, et saatke see info liikvele ja siis see jõuaks ka maailma meediasse. Vot nii, aitäh kuulamast ja jah, just nimelt. Ja viimane punkt siia saate lõppu mingisugusesse erisektsiooni, mis meil on siin tekkinud, et eriteadete siuke tahvel, et taas kord, nagu ka eelmise ralli ajal, siis peaks Delfi keskkonnas toimima siis annetusnupp sellele saatele, et saate meie tegemisi toetada, kellel see võimalus on ja tahtmine, nii et otsige see uudis üles, kus 6. käigu podcast sees on ja saategi siis seal oma rahalise panuse anda, kellel see soov ja tahtmine on, nii et andke ka minna. Ja, informatsioon on väga oluline. Just. Olgu nii, paneme asja kinni, muidu läheb liiga pikaks. Ma teeme nii. Ja teeme homseni. Tänud kuulamast minu poolt siit Hispaaniast ja koguni informatsiooni, et homme jälle midagi huvitavat rääkida. Just nii, homseni. 6. käik podcasti tõi teieni Betsafe.